Tere hommikut, mu kallid imelised inimesed. Täna hommikul ma mõtlesin, et ma räägin natukene oma videoampsust sellest, et kui te midagi teete, siis oleks hea, kui te nimetate seda õige nimega ja olete ausad iseenda vastu. Kui te teete mingisugust tööd, siis te peate teadma, et ma teen seda tööd sellepärast, et ma tahan teenida raha. Või ma teen seda tööd sellepärast, et saada kuulsaks. Ma teen seda tööd sellepärast, et saada imeliseks kunstnikuks, Eesti kõige paremaks müüjaks, inseneriks. Ma tahan saada ministriks. Ja ma tahan kuulsust. Ma tahan raha. Või ma teen seda selle jaoks, et ma tahan aidata inimesi. Ma tahan panustada ühiskonda. Ma tahan kasvada, areneda. Mida veel? Praegust blokkis niimoodi kinni. Kui sa tahad leida endale suhet, kaaslast, armastust, siis sa pead tegelikult endaga aus olema ja ütlema, et ma tahan endale kaaslat sellepärast, et ma ei taha üksinda olla. Mis on siis tegelikult sinu sees, mis takistab seda üksindust ja endaga rahul olemist? Sest üksindust ei kannata välja see inimene, kes ei ole iseendaga rahul, kes ei suuda iseendaga olla. Ma tahan kaaslast endale sellepärast, et ma tahan armastada ja armastatud olla. Ma tahan jagada. Või sa tahad kaaslast mingil muul põhjusel, näiteks rahalisel põhjusel. Siis ka selles osas tuleb sul aus olla ja pärast tuleb sul ka leppida teatud tagajärgedega. Aga et ka selle otsusega seoses sa jõuad oma hinge südamesse, kui see otsus on sul välja öeldud ja sa teadvustad seda iseendale ja sa lepid sellega. Leppimise emotsioon on madal emotsioon, madal energia. Aga nendest erinevatest emotsioonidest ja nende energiatest ma räägin kunagi hiljem. Ma tahan seda öelda selle näidise näol, et see peab olema selline aus vastus iseenda jaoks. Ja sa pead seda oma südamest soovima ja tahtma. Aga selleks pead sa iseennast piisavalt tundma, et seda nimetada õige nimega. Ja kui sa selle saad, mida sa tegelikult oled õige nimega nimetanud ja selle välja öelnud, siis sa tead seda. Sa jõuad nagu koju, sa jõuad nagu oma hinge südamesse ja sa suudad sellest nagu rahulolu tunda. Ja selleks, et saavutada midagi suurt, tuleb teha väikesed tööampsud, väikesed töösaavutused. Nii nagu sa tõused 9. korrusele jalgsi, mitte liftiga, ja iga trepi vahe on üks saavutus. Kui need on ära jagatud, siis sa saad kogu aeg eduelamuse ja see annab sulle indu edasi tõusta kuni 9. korrusele välja. Olles ühenduses iseenda kõrge minaga ja olles leppinud iseenda sellise olekuga, nagu sa oled, siis see leppimine ei tähenda seda, et ma olengi selline, ma ei saagi iseennast muuta, et mis ma teha saan, ma olengi selline. See ei ole niimoodi. Iga inimene saab iseennast muuta, oma saatust, oma iseloomu, oma eesmärke ja läbi iseenda sa muudad ümbritsevaid olukordi, ümbritsevaid inimesi, suhtumist iseendasse ja tõmbad ka ligi erinevaid sündmusi. Tegelikult inimene poeb ise selle varju.
inimene otsib vabandusi, miks ta ei peaks ise midagi tegema, miks ta ei peaks ise midagi muutma, miks ta ei peaks ise midagi panustama. See on sõnaselge laiskus ja muud mitte midagi. Ja sa võidki siis öelda, jah, ma olen laisk, ma ei viitsi muuta iseennast ja ma ei viitsi muuta oma elu, oma materiaalset olukorda. Ma ei tahagi seda teha. Aga mulle meeldib viriseda. Seda ma naudin. Ma naudin seda marineerimist. Ma ei viitsi muuta suhtes mitte midagi. Ma ei viitsi muuta oma arvamust ja mõtet oma kaaslasesse. Ma ei viitsi muuta iseennast selle suhte nimel ega armastuse nimel. Ma ei viitsi muuta oma minapilti ega suhtumist ümbritsevasse, aga tunnista seda iseendale, muud midagi. Ja nii on. Kena päeva teile, aitäh kuulamast!